kui tavaliselt võetakse matkasaapad jalast päeva lõpus, siis mina teen hommikul kell 8, sellepärast et rada näitas, et siit tuleb minna. Selle mäe otsa ongi minek. Sealt olen tulnud. Ja eelmise silla peal, ma ei mäleta enam mitmest ma olen üle tulnud, kasutan mehe sellepärast, et praegu on minust eespool veel 2 tüdrukut ja minust selja taga 2 meesterahvast, kes ka sama rada teevad. Aga mul on peas märg dressibluus, sest ausalt öeldes poleks uskunud, et kell 10 hommikul on Šotimaal päike nii palav, et mul tekkis selline tunne, et ma kuumenen üle. Kella 8:30 hommikul ehk pool tundi pärast kõndima hakkamist olin kõik kihin maha koorinud. Lubas tänaseks 20 kraadi siia Glendanari-orgu ja ma arvan, et tuleb ära ka. Aga vaadake, kui ilus. Peaaegu 4 tundi olen teel olnud ja veel on minna. Kahtlustan, et ei jõua keskpäevaks tippu. Aga sellest ei ole midagi, mul on terve päev aega. Aga see pisikest täppi näete seal otsas. See ei ole mitte täpike, see on inimene. See on naisterahvas, see pani nagu noor salg eest minema. Need on üks nendest 2 naisterahvast, kes on ka siin rajal. Ja üks nendest jäi alla sinna silla juurde enne seda suurt tõusu. Aga no näe, teine on tipus. Ja see on see kant, kust ma tulin. Aga siin mägedes jalutamises ei ole midagi keerulist, eks ju. Siin lihtsalt mööda looduslikke trepiastmeid käia vahelduseks. Ja seal on siis tavaline kruusatee. Sealt ma tulin ja sinna ma lähen. Korraliku mägimatka juurde käib ka karastav suplus ja see on nüüd ka tehtud. Juuksed on märjad. Kohe näitan, kus käisin ka. Sellest sillast tulin üle ja kivi on märg ja siin lähevad minu jäljed ja seal kivi peal käisin ka. Selle kivi taga, nii et 2 korda kassin ennast ette. Ujuda väga julgenud, sellepärast, et siin on suured kivid on keskel, ma ei taha oma põlve ära lüüa.